Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Keskpäevatund. Uudiseid koduvabariigist. Tere, siin Keskpäevatund ja Kuku Raadio. Tallinna otsestuudios Ainar Ruussaar, Ignar Fjuk ja Priit Hõbemägi ja laulis Ines. Ja laulu nimi oli 15 magamata ööd, kunagine megahitt Eestis. Ja mis me selle peale ütleme? Ütleme, et pärast kohalike omavalitsuste valimisi ei ole veel 15 ööd möödas, on alles 13 ööd mööda läinud. Aga üldine vibe on umbes sama, et kes kuhu, kellega inimesed näevad hirmsat vaeva, et välja mõelda, millised koalitsioonid võiksid olla ja kes siis võiks siis magamata olla. Mulle tundub, et väga magamata ööd on olnud Reformierakonnal, magamata ööd on kindlasti olnud parempoolsetel ja tundub, et kõige magusamalt on maganud Isamaa, kes võtab asja rahulikult, võiks öelda isegi külmalt ja võib-olla ka Kõlvart ja Keskerakond ja teised on üsna närvilised. Jah, Isamaa ja Keskerakond võivad ainuüksi selle pärast rahul olla, ükskõik kuidas neil Tallinnas koalitsiooni moodustamine läheb või eeldatavalt siis ei lähe, aga võivad rahulikult olla selle pärast, et viimased arvamusuuringud ju näitavad, et nendest valimistest üldkokkuvõttes üle kogu Eesti võitsid populaarsuselt ikkagi kõige rohkem Keskerakond ja Isamaa, kes siis Isamaa säilitas siis oma üleriigilise kõige populaarsema erakonna staatus ja Keskerakond on tõusnud teiseks. Meenutan siin, et enne jaanipäevaga siin saates me arutasime, et mis küll Keskerakonnas saab. Toetusnumbrid olid 15%. Nüüd on need üle 20%. Nii et tegelikult jah, paljudes kohtades on selgus majas, paljudes kohtades on koalitsioonid, kuhu kuulub 5, mõnes kohas isegi 6 erinevat valimisliitu või erakonda, saab näha, kuidas nad hakkama saavad, aga Tallinnas on tõesti kõik lahti. Kampaania ajal kurdeti, et tegu just nagu polegi kohalike, vaid hoopis Riigikogu valimistega, ehk nii-öelda domineerisid üleriigilised teemad ja tundub, et Tartus ja Tallinnas ei ole sellest nagu väljutudki, et selle asemel, et süvenenult koalitsioone kaaludes või moodustades
rääkida linnateemadest ehk pragmaatilistel kaalutlustel, siis jätkub see nii-öelda väärtus või põhimõtete põhisus maailmavaatelise lähtutakse nii-öelda, mida ka kampaanial öeldi, et kes kellega käib ja kes keda välistab. Need olid väga selged seisukohavõtud. Samas ajaloost me teame siin samast Eestist, et kui koalitsioon on moodustatud, enam sellest ei räägita. Näiteks alates 21. aasta novembrist kuni siis nelikliidu moodustamiseni eelmisel aastal Tallinnas olid sotsid, tegid kenad koostööd Keskerakonnaga või ka siis varasemad Toompea koalitsioonid, et siin ei ole kunagi välistatud kedagi, kui arvud eeldasid koalitsiooni moodustamiseks head tulemust, et kedagi välistada. Nii et näiteks kõik need, kes proovivad süüdlast leida selles, et eestikeelsele haridusele üleminek on viibinud 20 aastat, siin kõik erakonnad peaksid vaatama endale otsa. Nii et see kajastub ka kõigis teistes Eesti omavalitsustes, kus ükski erakond pole teist ära põlanud, kui neil on kasulik kas või pragmaatilistel kaalutlustel koalitsioon teha, välja arvatud siis selles Tartus ja Tallinnas, kus miski asi on täiesti nagu viltu. No vot, see Tartu peale jutu viimine oli täiesti põhjendatud selles mõttes, et kui sa ütlesid, et jah, paljuski domineerisid üleriigilised teemad, siis Tartu puhul jäi küll silma üks täiesti jahmatava panev asi sealsetes koalitsiooni läbirääkimistel, kus üks linna teema muutus tegelikult natuke teise linna teemaks. Ma pean silmas siis seda, et Isamaa ja Reformierakond leppisid Tartu koalitsiooni läbirääkimistel kokku, et kavatsevad Tartu Ülikooli kliinikumi arengu kindlustamise nimel seista vastu kõigi legaalsete vahenditega Tallinna ühendhaigla loomisel. Et mis pagan, ma saan aru, muidugi Tartu Ülikooli kliinikum, üks Eesti kõige tuntumaid tervishoiukeskusi ja terve haiglalinnak, aga ma pean siin juures kiitma Mihhail Kõlvartit, kes täiesti tõsise näoga viskas väga toreda nalja ja ütles, et tegelikult ükskõik, kes peavad Tallinnas koalitsioonikõnelusi, peaksid nad nüüd võtma ikkagi ette teemad, mida Tartu linn vajab ja mida ei vaja. Nojah, see Tartu-Tallinna vägikaika vedamine, see võib täiesti ootamatutest kohtadest jälle plumpsatada vee alt välja ja öelda, et panna käed puusa, öelda, et siin ma olen, et see haiglate temaatika on, ei taha ju naeruvääristada selliseid soliidseid inimesi, kes Tartus istuvad koos ja peavad läbirääkimisi pärast seda kummalist juhtumit, kui Isamaa võitis kohalikud valimised ja siis kinkis linnapea koha Reformierakonnale ja kui siis ühest intervjuustest äsja lugesin, et kui küsimus esitati Urmas Klaasile, et kuidas siis juhtus nii, et Isamaa võitis teile linnapea koha, siis vastas Urmas Klaas kogenud poliitikuna külmalt, et jah, et niimoodi me kokku leppisime. Et see on kahtlemata selline asi, mis ei kao Isamaa reväärilt ära, see on minu meelest on see väga mage lugu ja tekitas Isamaale sellise luuseri maine seal. Vaevalt, et see Tartu edasist valitsemist kuidagi väga palju mõjutama hakkab, kui me nüüd vaatame tõesti, et see võitlus Tallinna ühendhaiglaga on muutunud selliseks tähtsaks ja keskseks punktiks, millest siis räägitakse ja millest üle riigi ajakirjandus kirjutab, siis see tundub, et asjad on nagu natukene kummalised, et kui me natukene vaatame sinna tahapoole, siis või mis seal taustaks võivad olla, siis muidugi Tartu Ülikooli kliinikumi eelarve on kordades suurem kui Tartu linna eelarve. Et selles mõttes võidelda Tartu Ülikooli kliinikumi huvide eest on Tartu linnavalitsusel väga ja vägagi põhjust. Aga pigem ei ole küsimus mitte selles, et kas haiglaid Tallinnas formaalselt ühendatakse või mitte, mäletate, see kõik algas ju mitte. See ühendamine on selline hädaabinõu selle kuidagi mitte kerkida tahtva Tallinna uue superhaigla loomise asemele. Ja kuna see mitte kuidagi välja ei tule, sest selleks on puudu 500 miljonit kuni miljard eurot, siis otsustati Tallinnas alustada sellise
nagu ümbernurga minekuga, et kõigepealt formaalselt ühendatakse siis suured haiglad, kusjuures nende tegevus jääb samasuguseks, midagi ei muutu, aga nende ees on sõna ühend. No tegelikult 2018 juba Põhja-Eesti Regionaalhaigla alustas ju seda nii-öelda ühendhaigla loomise ideed Tallinnasse ka just nimelt siis PERH-i või Põhja-Eesti Regionaalhaigla baasil, kellel on ju Tallinnas võrreldavalt Tartuga ka täiesti selgelt oma haiglalinnak, mis ka areneb ja mille eelarve ei ole ka üldsegi mitte väike. Eks selle ühendhaigla tunneli lõpus ikkagi kuvab soov teha see superhaigla ja sellel teemal ma arvan pole vaja tartlasi küll Tallinnasse lappi, sest siin on see polariseeritus ja eriarvamused väga tugevad, sugugi mitte kõik olid Tallinna volikokku pääsenud erakonnad ei pea õigeks sinna sellise haigla rajamist ja vaatamata sellele, et senine valitsus, linnavalitsus algatas juba jätkuva projekteerimise etapi, aga kui nüüd tulla korraks Tartu juurde tagasi, mis on minu sünnilinn, siis selles kontekstis paistab silma see, et Reformierakonna linnapea saavutas parima tulemuse, mis on ju kinnituseks sellele, et ta on olnud hea linnapea. Aga samal ajal me ju teame, et nii Reformierakond kui ka seesama linnapea Urmas on ju aastakümneid valitsenud. No Reformierakonna linnapea on Tartus olnud tõepoolest aastakümneid. Täpselt, ja keegi heida Urmasele ette või Reformierakonnal vaadake, et te olete nii kaua valitsenud, kas te ju võiks nüüd korraks jalga puhata ja lasta ka teistel valitseda, sest ei tea, mis seal kõik on juhtunud. Samas sedasama argument esitatakse ju Tallinna puhul. Et selline teatud polariseeritus mingisuguses vaate aluses, et just Tallinna puhul eeldatakse, et kui üks võim on juba nii kaua ja ma toetan seda mõtet, et oleks vaja teatud puhastust või raputust või vahetust. Aga Tartu puhul, sealhulgas ka Tartu valija, seda ei tunnista. No vaata, eks ole... Tallinna valija ka ei tunnista. Keskerakond võitis väga ülekaalukalt, poole rohkem sai hääli kui teised erakonnad Tallinnas. Seda me oleme siin korduvalt korrutanud ja kindlasti korrutame ka veelgi, et demokraatia üks suurimat väärtusi on rotatsioon. Et demokraatia on hea selle poolest, et inimeste meel muutub, vastavalt oludele valitakse võimule teised inimesed, kes teevad asju 3. moodi ja siis 4. moodi ja 5. moodi, erinevalt siis autokraatlikest režiimidest, kus on üks tark, kes seal ees on ja kui tegu on valgustatud monarhiaga, siis on kõik väga hästi, aga kui monarh ei ole valgustatud või on isegi nagu hämar, tume või pime või kuri, siis on asjad väga halvasti. Nii et see rotatsioon on kahtlemata hädavajalik. Ma arvan, et see rotatsioon on hea, oleks ka Tartule kindlasti, aga kui nad seal seda ei suuda tekitada, siis isegi siis, kui pannakse taldrikuga lauale kõik võimalused, siis pole midagi parata. Aga ma tahtsin kahte muud teemat selles kontekstis esile tuua, et sa, Ignar, siin rääkisid, et valikus on väärtused või pragmaatika. Me räägime nüüd kohalikest valimistest, et kohalikud valimised siis, et millegipärast räägitakse väärtustest, et need on nii-öelda üleriikliku poliitika elemendid, aga vaat kohalikus mastaabis, kohalike omavalitsuste puhul peaksime rääkima pragmaatikast, et kuhu teha mingisugused inimestele siis varjumiskohad, kas ehitada trammiliin või mitte, või et mitte minnes koomiliseks, eks ole, siin Tallinna asjadega. Aga ja et kui pragmaatikas lepitakse kokku, et kõik soovivad uut peatänavat, et siis ei oma erinevad nii-öelda poliitilised üleriiklikud väärtused mingisugust tähtsust. Ma tooksin siia ühe teise sellise võrrandi kõrvale, et eesmärgiks kohalikel omavalitsustel võib olla kas võim või mingi selge konkreetne eesmärk. See ei ole päris seesama, mis pragmaatika. Ja siin ma tooksin näiteks Lääneranna valla, et me oleme Lääneranna vallast väga palju rääkinud, see on see koht, kus on Metsküla kool, kus oli Läänevalla vallavolikogu, otsustas siis aastaid tagasi põhjalikult reformida
koolisüsteemi, mille tulemusena mitu kooli pandi kinni, mitu kooli ühendati ja tekitati hästi palju selliseid kooli olukordi, kus millega Lääneranna valla inimesed ei olnud rahul, selle asjaga jõuti välja Metsküla kooli, asjaga jõuti välja Riigikohtusse, Riigikohus lükkas selle arutamise edasi, see võib-olla selle aasta jooksul tuleb siis see asi ära, aga nüüd on siis Lääneranna vallas jõutud nii kaugele, et on loodud valimiste tulemusena siis selline koalitsioon, kus on Isamaa, Parempoolsed, EKRE ja siis kohalik valimisliit ja see on nüüd selline valimisliit, mis oma eesmärkidega, just nimelt koolipidamise eesmärkidega selgelt vastandab sellele eelmisele, ma ütleks, et nagu juristlik-tehnokraatlikule vallavalitsusele, kes soovivad siis läbi vaadata selle, kuidas koole peetakse seal, millistes koolides on kui palju klassi ja nii edasi ja nii edasi. Ja siin ma näen ja mulle väga meeldib kogu see lahendus, et selle kohalik võim tegutseb mingi kohalike elanike huvides ja üritavad saavutada häälte enamus selleks, et häid asju korda saata. Ja see on minu meelest väga hea. Nüüd see pragmaatika selle suurlinnade kontekstis, suurlinnas tuleb, ütleme ausalt, enam-vähem ikka teha neid samu asju, et elanikud oleksid rahul. Ei ole nii, et kui on Reformierakond või on mingisugune teine erakond, siis tehakse kardinaalselt erinevaid asju. Üks ehitab suure augu ja teine ehitab kõrge torni. Põhimõtteliselt tuleb ikka teha seda, mida linnas vaja on ja see, mida vaja teha on, see on nagu kõigile aru saada. No vaata, see, et sa eristasid või tõid välja selle väärtuste ja maailmavaate ka seonduva ja Lääneranna valla ka näitena sisse, siis jaa, see on just nagu nii, aga samas see nii-öelda tegu ei olnud ju Lääneranna valla puhul, varasemate otsuste puhul puhta nii-öelda tehnokraatliku või pragmaatilise lähenemisega. Mina nägin seal väga tugevat väärtuselist konflikti. Tähendab, need vallavolikogu liikmed ja vallavalitsuse liikmed arvasid, et kui nad said valimistel mandaadi, siis nad ei pea enam oma elanikega arvestama. Nad võivad neid lihtsalt üle sõita või nagu põhiseaduses on Riigikogu liikme kohta öelda, et nad on oma mandaadis vabad. Aga nad ei ole seda. 4 aastat on liiga pikk aeg, mille aja jooksul tuleb korduvalt kontrollida kõigi otsuste nii-öelda põhilisust valla elanike soovidega. Ja seda nad ei teinud. Nii et see oli nii-öelda väärtuselisusest täiesti möödaminek ja see otsus, mis nüüd uue koalitsiooni moodustamisel Lääneranna vallas tehti, ma arvan, see on kiiduväärt. No vot, ja see näitabki valimise olulisust ja vabade valimiste tähtsust, et tõepoolest inimesed hääletasid nii, nagu tõepoolest ka enamuse tulemus nüüd näha on. See on üks pisikesi muutusi, aga Priit, ma olen mõnes mõttes suga nõus, et jah, suuremates linnades nagu Tallinn ja Tartu on sellised põhimõtteliselt küsimused, olgu siis mingi kultuurikeskuse rajamine või mis saab linnahallist või nii edasi. Aga on igapäevased asjad ja saame näha, ükskõik kes moodustab koalitsiooni, siis peab olema ka selge see, et hommikul on tänavad lumest puhtad ja libedustõrje on tehtud ja talv on tulemas ja näeme, et meenutagem seda Tallinna praegu veel võimul oleva liidu ühte esimest aprillikuist lumesadu, millega nad koheselt toime ei tulnud, nii et väga lihtsad inimlikud küsimused, mis tegelikult võivad anda mingisuguse tagasilöögi üsna pea pärast valimisi. Ma arvan, et iga omavalitsus, mida suurem, seda enam on oma nendes pragmaatilistes valikutes, ma pean silmas seda, mis väliselt tunduvad ju lihtsalt, vist sa isegi Priit ütlesid, et nendes saab ju kokku leppida, on seal ikkagi väga ka selliseid, mis täiesti on nii-öelda erakondade puhul erinevalt käsitletud ja ka erakondade sees, näiteks seesama, kas nüüd tramm peaks rajatama Liivale ja tänavale või mitte, sest ekspertide seisukohtade järgi see halvaks kogu sealse liikluse, ei võimaldaks enam isegi ka haljastust, mida silmas peetakse ja nii edasi. See on just nagu lihtne valik, aga
arvamused on siin seinast seina. Just, see on üks näide, mille sa tõid, ehk siis kindlasti on ka vastu näiteid ju. Ja, aga on ka neid veel selliseid, no näiteks Peatänavaga seonduv, ega keegi ei ole ju olnud vastu sellele, kui ühele väga mõistlikune valikule kaasaegses linnaruumis, aga kui seal on teatud piirangud, mis seavad ühistranspordi võimekuse, vähendavad seda oluliselt, siis on see just arutelu koht ja siin ei ole üksüheselt selgelt mõistetavat lahendust. Nii et ka selles nii-öelda Tallinna praegustes aruteludes, kus nad üksteisele saadavad küsimusi ja mõni ka vastuse, seal on need küsimused ka sees ja tulemus on, nii nagu me teame, ei võimalda igal pool kokkuleppe. Ja mõned nendest asjadest, mida sa viitasid Tallinna puhul, on kestnud 30 aastat ilma tulemusteta või siis 15 aastat ilma tulemusteta. Meenutan Lasnamäe trammi. Lasnamäele rajati spetsiaalselt projekteeriti suur autode sõidutee, mille keskel on nii-öelda trammiliikluseks mõeldud ala, aga mida ei ole, on tramm, eks ole. Ja ma tooks ühe aspekti veel siia sisse ja see on see koalitsioonide loomise kiirus või siis aeglus, et see nädal või isegi need viimased peaaegu 2 nädalat on siis toonud lõputult nõudlikke artikleid erinevatelt väljaannetelt ja mis võtavad väga selgeid seisukohti siis, et kuidas tuleks, kellega tohib koalitsiooni teha, kellega ei tohi koalitsiooni teha, kellega koalitsiooni tegemine on selge reetmine, kellega koalitsiooni tegemine on tuleviku pant ja nii edasi, et selliseid nõudlikke küsimusi on hästi palju. Kui me nüüd vaatame nende taha, siis eks see oleneb ju siis nende konkreetsete väljaannete mingisugust ideoloogilisest nagu taustast või nende ideoloogilisest suunast, mis võib ühele poole või teisele poolele olla ja see kõik on täiesti okei, et ajakirjandus võibki olla nõudlik ja midagi halba selles ei ole, kui juhtkirjades nõutakse seda teist või kolmandat. Aga nüüd selle taga paistab olevat selline veendumus, et kui juba valimised on selja taha jäänud, et siis tuleb krips-kraps ööd ja päevad tuleb kogu aeg tegeleda sellega, et seda koalitsiooni kokku panna ja võimalikult kiiresti tulevikku rahva ja Eesti helge homse päeva suhtes need asjad ära teha. Aga minu küsimus on tegelikult selles, et kus kohast üldse selline idee tuleb, et jube kiiresti on vaja nende koalitsiooni läbirääkimistega ühele poole jõuda. Kui me vaatame tervet Eesti kaarti, kus selleni on jõutud, siis ma ütleksin, et pigem ei ole selleni jõutud suuremates ja keskmistes kohtades, kui et on jõutud, mis ütleb mulle seda, et koalitsioonide loomine ei saagi olla, ei peagi olema väga kiire ja võib-olla nüüd 15 küsimuse saatmine on võib-olla natukene niisugune nagu kerge huumoriga võetav asi, samas mingisugust kasu võib sellest olla, aga nüüd minu meelest tundub, et sellist nagu lauskriitikat, et erakonnad, et te mida, juba 2 nädalat on möödas, te pole ikka veel suutnud siis luua toimivat linnavalitsust. Et pigem ma ütleksin, et pigem on vaja rohkem aega võtta ja see linn tiksub, linnas on niivõrd palju ametnikke, ma ei tea, 1000 ametnikke suure tõenäosusega, et see linn töötab edasi nii või naa. Ignar on kogenud linnaametnik, on olnud oma elus, on olnud lugematute läbirääkimiste juures, kuule ütle sina, kas läbirääkimised peavad nagu avaliku surve all nagu priuh saadud ära tehtud või on siis mõistlik istuda seal nagu Belgia valitsus 2 aastat ilma, et sa saaksid riiki valitsust moodustada? No kui sa nüüd minu käest seda küsid, siis esiteks ma tahan öelda, et täna on Tallinnas linnavalitsus, ta teeb oma tööd eeskujulikult, jätkab seda, kuni koalitsioon on moodustatud. Aga ma arvan, et see ongi mingisuguse Eesti selline mingisugune suur häda aastakümneid on. Et nii kui valimised on läbi, siis valimised võitnud erakonnad tulevad ekraanile ja hakkavad kohe kiiresti rääkima, kui tähtis on jõuda juba ülehomseks koalitsioonileppes kokkuleppele ja et meil ei ole hetkega aega. Ja tulemuseks on see, et need koalitsioonilepped on nii-öelda ülejala tehtud, seal ei ole kaalutud mingisugust ekspertarvamust, sinna sõnastatakse teemasid erinevalt koalitsioonipartneritelt, mis sageli on vastukäivad, mis toovad eelarvele
üle jõu käivad kohustusi ja selle asemel, et teha nii nagu mujal riikides, jälgime, kui seal on nii-öelda valimiste järgsed arutelud ja koalitsiooni moodustamised, siis harva on see lühem kui 3 nädalat, sest asjad töötatakse läbi. Ja meil on see nii-öelda ajakirjanduse poolt survestamine, see ei ole õige asi. No ei, ajakirjanduse poolt survestamine on täiesti õige asi, kui ajakirjandus küsib tähtaega ja küsib seda, et koalitsioonileppesse kantud punkti taga peaks olema ka summa, palju see maksab. Selles mõttes teeb ajakirjandus väga väärtuslik. Aga väga huvitav on see, et nüüd need 13 magamata ööd on tekitanud ikkagi väga selge nihke, mida siis Ühiskonnauuringute Instituut ja Norstat oma küsitluses näeb, et need 2, kes just nagu Tallinnas on erilise tähelepanu all, Keskerakond ja Isamaa on oma toetust 1% punkti võrra tõstnud ja teistel on jäänud samaks, välja arvatud Reformierakonnal, kellel on see langenud. Ja selles kontekstis on ka välja toodud, et kuivõrd ka Eesti 200 on see väga madal, et täna toetab Riigikogu koalitsioonierakondi ainult 13,1% Eesti kodanikest, kusjuures selles numbris ei ole arvestatud nende hääli või soove, kellel puudub üldse eelistus. Neid on circa 20-25%, see tähendab, et tänasel Eesti valitsuskoalitsioonil on maksimaalselt 10%-line toetus. Ja selles võtmes ma saan täiesti aru, et Riigikantselei on algatanud mingisuguse projekti, et 4 kuu jooksul mingisuguse mitte teadaoleva raha eest üks kodanik koos Riigikantseleiga hakkab välja töötama mingit meedet, kuidas inimeste sõjahirmu vähendada. Ja see on eriti koomiline just, et selle asemel valitsus mõtleks järgi, kas nad oma 10%-ga väärivad olla Eesti valitsust, sest see sõjahirm ja kriisiks mitte valmisolek inimeste seas tuleneb ju sellest, et puudub valitsuses või valitsus, kellel oleks usaldus. Et kui puhkeb kriis, et nad ei ootaksid sõnumit just valitsuselt ja mitte kellelgilt Helge Roonemaalt, kes siis ütleb, et ärge kartke, mina olen selle läbi mõelnud. Tsiteerides piiblit, ärge kartke, aga siinkohal väike paus.